ma ei ole enne oma roosat mantlit veel kannad. Panin Mari aksid jalga, Maril on need väiksed. Mul on need parajad, või need ei ole päriselt aksid, need on need Primarkist mingi 12 eurised, aga ikkagi. Läbi söö. Sööma lapsukesed. Märten sõidab minema, toob Marta ära. Me tuleme enne sööma, sest meil on kõht nii tühi, me ei viitsi oodata. Lenda, mis sa sööd? Et rikete kipsitiga, siis on odav. Enda sa tead, et sa võid ikkagi midagi muud ka võtta. Ei, ma tahan rikete. Aga kas sa kana ei tahaks või lihapalle? Sa võid nagu need kana, friikad ja kana. Ja Siin on ka kanaga makaronid. Ei. Okei, no selge. Kus kohas? Siin või? Kodus on väiksöök või? Marta, ausõna, siin... Vaat see on üks asi, kui ma nüüd musus käin, meil uues menüüs on see rebitud pardilihaga supp. Ma saan isegi 2. Aga kas ta oli see Ljanka või Porsche? See on Porsche, jah? Porsche nagu, jah. Pekipasteedid. Pekipasteet on see on super vapustav asi. Ja kõige naljakam asi, mõtled, et see nagu hapukoor, eks ole. No eelkord ma andsin seda Maljule maitsta, see oleks nagu vahustatud hapukoor või ma ei kujuta ette, see sulab lihtsalt suus ära. See ongi vahustatud hapukoor. On või? See on nagu vahukoor, ainult et hapukoor. Ehk siis vahustatud hapukoor. Vahukoor. Lapsed on meil väga viisakad, tulid restorani, tellisid magustoidu ära, aga hakkasid tegema mida? Mis sa sööd nüüd? Oma snäkki. Ma igaks juhuks ütlen ära, et siin ruumis ei ole mitte kedagi peale meie. Nad ei häiri vist mitte kedagi eriti. Ainult meid. Mida te teete? Ei, me vaata seda. Tulime otse realiseerimiskeskusesse, see on musust üle tee. Ja Märten leidis siukse suure küünla, see on nagu tellis. Mina leidsin siukse küünla. Nii. Need on päris kihvtid. Tõesti, siuksed suured jurakad. Vaata, tal on sõbrad, ma mõtlen, tal on sõbrad. Nii. Emme, Tal on beebid. ma tahaksin Märtenile ja tähendab Kardole ja Lüsetele tahaksin kingitust võtta neile 2 peale need. Okei. Thank you. Mis ta teeb? Suu liigub. Jõuluaeg, vaata, siis ei ole nagu... Need on ägedad küll, jah. Need on ägedad, jah. See realiseerimiskeskus on ikka äge pood. On küll. Igasugust jura ikka siin alati. Ja mina tahan alati kõike. Nii, mis asi see nüüd on? Prosecco pong. Prosecco pong. No selle võtame küll. Mis see endast kujutab? See on see... Nagu beer pong, aga Prosecco. Okei, et siis pead lihtsalt mulli jooma. Jah. Noh, näed see. Võtame kinni. 5-eurone lõbu, kui tulevad sõbrad külla. Jah, praegu ei hakka. Täna. Meil on homme vala pihi. Mis siin on? Mis asi see nüüd on? Peokarp. Vot, 7 euri ja siin on see silt, siin on taldrikud, mütsid. Nagu see sünnipäev. Marta tuleb ju sünnipäev. Jah. No. Mommy, Jaa. you make it this. Jaa. Thank you. Nende tahtis suurt pakki enne M&M's ja kas ruklis... Disi. Võtame. Disi kõlab natukene nagu Rape Drug, ausalt. Mul on üks... Miks küsid? Tahtsin lihtsalt teada, kui vanaks sa saad. Mis siis? Mis siis? Ma ei või teada, vana sa oled või? Ei. Mis see siis see, mis see pole sinu vajal? Et mis see... see on... Ma tahan näha, et ma selle kokku saaks. Sest vaata, see on erinevaid. Need on väga ägedad, kui see on tõesti siuksed cute'id, ilusad. Ma arvan ka. Jah. Vaata seda. Peppo. Pervert.
päris nunnud lihtsalt . nõudepesunuustikud . nagu leib . nagu toast . kuigi mina kui professionaalne nõudepesuja ütlen , et need on cute'id , aga need on liiga suured nagu ei ole . pesemiseks . Need on just nii painduvad , et käe käes . nii . võtan omale squishy toy selleks . ma näitan teile , Maljul on maailma kõige parim töö . veinipudel on lahti . ära sega mind , ma teen tööd . aga talle saadeti kingituseks selline asi . nii äge ja asi . see on nii äge asi , et sul ei ole enam meest üldse vaja , sest sa saad ise oma veinipudeli kergelt lahti . no olgem ausad , ega küllap ma seda veinipudelit ka enne sind lahti sain , kui väga vaja , aga see on tõesti äge . käes on järjekordne hommik , nagu ma ütlesin , minul hakkas hommik meigiga . Reelika tuli siia . ja nüüd meil on tunnik aega , rohkem isegi tegelikult . Shoot hakkab kell 10 ja ma otsustasin lihtsalt , et ma oskan endale sellist hädapärast meiki teha , aga kuna Blessa tahab neid pilte kasutada kuskil , siis ma võiks ikkagi olla ilusam . aga ma veel ei ole , nii ma pärast filmin edasi . no nii , mina olen nüüd valmis enam-vähem , juukseid natuke veel sättima . mis kuradi üks junn see siin on , what the fuck . okei . ühesõnaga jah , ma olen valmis , kohe varsti tuleb fotograaf , Märten kirjutab raamatut , siis meil on 1,5 tundi aega , et need pildid ära teha ja siis ma pean linna minema Küntesse . täna meil lapsi ei ole , lapsed läksid Kardo , või noh , lähevad pärast lasteaeda ja kooli Kardo juurde , sest et meil on õhtul vaja minna Soorestosse . nagu te võib-olla teate , siis ma valetasin Andrele , et ma lähen Soorestosse siis , kui tema üllatus sünnipäev oli , aga ma tegelikult olen tahtnud sinna pikka aega minna ja mulle helistati lausa eile üle , et kas me tuleme ja värkis-särki . Pole Tuulit ja Margot ka nii ammu näinud , et juba imelik hakkab vaikselt . tulid ka või ? muidugi . äge . ma unustasin ära , ma ei . Märten ei kuule mind reaalselt üldse , ma räägin talle igast asju . viimase aja . ja ta on iga kord nagu nii šokeeritud , ta mingi , me lähme sinna , millal me sinna lähme . et jah , sellised lood , aga ma juba tahaks tegelikult pildistada , ma arvan , et ma panin liiga roosa kampsuni selga . nii et eks ma siis jagan teile ka varsti . see Anne Veski ei saa kuskil rahu . Miila , mine appi . Posseks . ei tohi . Posse , ei . kõik on hästi , kõik on hästi . sa oled tubli . sa oled väga tubli kana . Miila , ära laku mind , mul on meik tehtud . noh . oi , nokkis sind või ? Nokkis sind või ? no mis sa Miilat nokid , ega tema ei ole sulle midagi teinud . meil on , täna on profid majas , hakkavad pildistama siin kööki ülesse Maljuga . väike photoshoot . see ei ole meile otseselt . jah , see on Noblessale , jah . et köök on nii kaua meil siin paigas juba olnud , aga me ei ole veel ühtegi sellist päris pilti saanud teha ja nii et täna hakatakse neid tegema . mis ta , Amstri puurid muidugi kolisime ära , peab ütlema , nii on palju ägedam ikka . et kui on tühjus . saab köögi korda , jah ? siia akende alla või ? kardina taha või ? Otile kardinapoistest kirjutama , et meil on seda õhukest kardinapäeva , mis käib keskelt ka lahti , vaata , siis me saaksime ligi neile . jaa . proovime selle siis . jaa , ei minu poolest on seda olla . see kass ei tohi olla köögi tasapinnas . ja minu poolest võib pärast need kanad ka siia tuua . ei , mõne ilusama kana võib tuua , jah . meil on väga ilus . meil on väga . Anne on üks meist ilusamatest . Lähme laseme kanad välja . tere hommikust , neiud . tulge välja . tiburullumid . nii , kus on meie tibu , vot seda tuleb iga päev vaadata . olen tagasi Küüntes
kohe tuleb kiire tehnik ka. Ja nüüd saan lõpuks endale prantslased tagasi. Ühesõnaga, ma tormasin linna. Mul juhtus siuke halb asi, et ma kogemata keerasin natukene sitta ühele oma sõbrannale. Mitte meelega, aga ma olen natuke väikse jama kokku keeranud ja nüüd ma pean nuputama, et kuidas ma saan selle probleemi lahendada. Ausalt, ma vihkan vahepeal seda, et ma siuke udupea olen. Mõnes mõttes on see nagu väga tore, aga nüüd ma tunnen ennast väga halvasti ja põhjusega peangi tundma. Aga ei ole vaja lihtsalt enda üle kassida, vaid ma pean mõtlema lahendusi. Aga ma ei saa teile sellest olukorrast rääkida. Nii et ma ei saa teil nagu paluda kaasa aidata mõelda. Lihtsalt teadke, et ma vahepeal olen piece of shit sõbranna. Või maha ajasin. Sorry, osad peavad ootama, meil on ainult 4 kaussi. Kes meil veel puudu on? Kus see? 2 on puudu. No õues. Kas meil on tegelikult 4 kaussi puudu? Pole hullu. Okay. Saavad hakkama. Ma ei saa aru, miks nad teelet niimoodi peab järjekorras ootama. Mine sisse siia vahele. Need söövad nagu nii ühest kausist. Nii palun. Nii pani ausalt peaks vaatama. Siit. Ma räägin teile nüüd toreda loo. Vaata, ma enne ütlesin, et ma kogemata lasin ühe oma sõbranna üle. Kell pole veel 3-gi. Selgus, et ma lasin ka teise sõbranna üle. Ma olin endale nimelt pannud tätoveeringu aja. Ja ta kirjutab mulle, et seekord ei tule sina kohale või? Ma mingi saatsin voice'i, mis asja, millest sa räägid üldse? Ma olin aja pannud endale täna. Aga ainuke asi, mis praegu teeb seda olukorda nagu paremaks, on see, et ükskord lasi tema mind üle. Nii et we're even. Nüüd me ei tohi kumbki enam teineteist üle lasta, it's fine. Ühesõnaga, mul on kõht nii tühi, ma ei ole täna jõudnud mitte 0,5 grammiga süüa. Ma jõin seda kohvi, mis sa tõid, et that was it. Nii et ma teen kiire mingi tunnikala pasta, siis me peame täna selle tervisekassa ära tegema. Mul on üks story set, mis ma mõtlesin, et ma teen ka ära, kui mul juba meik on näos järgmiseks nädalaks. Ja siis lamame ja siis kella 7-ks dinnerile. Ja vaadake mu ilusad küüsi. Nad matchivad mu vibe'iga. Ma tean, mis ma nii teen. Kus on kõik räägid? Meil täna filmimise pärast tehti kõik nii paljaks ja ma pean ütlema, I like it. Et nagu natuke rohkem peaksin asju olema, aga enne oli korra natuke crowded ka see olukord siin. Nii et saad sõru, ma ei tea absoluutselt, mis seal Soorestos menüüs on. Ma nad ise ka ei tea vist. Seal ei olegi kirjas minu meelest isegi, et lihtsalt on kirjas, et seasonal food ja samas, kui sa lähed juba sinna restosse, siis nad ilmselt teavad, et sa ei ole nagu mingi kürtsperse, vaata. Nad küsisid, eile helistasid üle, küsisid, et kas meil on mingisuguseid dietary restrictioneid, mida meil ei ole. Oh my god. Paha lugu. Paha lugu, pane ära. Ilus. Aitäh. Sa näed ka nii vapusta välja, kallis, ma pean ütlema. Aitäh. Sul veel ilusat öelda on? Ma ei tea. Midagi mu iseloomu kohta võib olla. See on sul nagunii hea ju. See on perses. Ei, see on väga hea iseloom. Sa oled nii vaimukas. Sa oled hea südamelik. See läheb feigiks juba. Ei lähe ju, see vastab tõele. Sööme vaikuses pastat. Kindlasti. Proovi siis mitte matsutada. Ei proovi. Kui mul on ju eilsest seda Amaroonet või? Amaroonet. Sobib hästi tuunikalapastega. Jood ennast kella 3-ks täis, siis kella 5-ks on kindlasti mingi draama veel üleval. Ei. Rohkem ei midagi. Ei, ma ei taha mingit draamat. Kell on praegu 6, me peame tegelikult kohe uksest välja minema. Tuuli ütles, et Margo kahjuks ei jõua tulla, tal on oma tööl mingid asjad vaja teha. Aga õnneks Andrale helistasin, sõimasin. Okei, ma ei sõimanud, ma olin mingi tšop. Me oleme Soorestosse. Nii et Andra tuleb kaasa, Märten ja 3 naist. On our way to Sooresto. Ups.
miks mul siuke kotid silmadel on? Kas ma hakkan vanaks jääma või? Ühesõnaga, lähme suuristusse. Ei saa treppi sõita, sest ma kardan, et see hakkab külma muidu. Nii, me ei tea, kuhu minna. Vaadake, kui ruttu Andra valmis sai täna. Siin sa oled. Muidugi seal on nagu jube pime ja tunduks loogiline, et me oleme siin. Tead, Musu? See on nagu see Poola õudukas jälle. Aitäh! On soe, siis kõik on nii nagu ta on ja siis see tundub väga siuke rustic. Nii kummaline on nagu sellise nii stabiilse põrandaga ja keldisega ja ümberringi siuke jah. Ei krigise. Aga tõesti jube ilus on. Väga äge vaid. Mulle väga meeldib see. Ja tundub, et täna ongi 2 laudkonda. Märten ja tema 3 naist. Ja Üks on tulemata alles. üks on tulemata, aga küll ta tuleb. Küll ta tuleb. Aga nüüd ei saanud diilile. Miks nii? Hiiglast pudel. Tule! Ma ei taha teile öelda, millega ma sõitma pidin. Ma usun. Traktoriga. Kiiresti. Ära räägi siuksest asjast. Teate, ma pean ütlema, et ma olen üli-excited. Meie peakokk just kõnetas meid kõiki. Meil on 11-käiguline õhtusöök täna. Enne pearooga me lähme veel pooleks tunniks tegelikult ka siis mõisa peale. Ma pean ütlema, ma ei teadnud midagi sellest kohast siin. Malju lihtsalt ütles meile mingi dinner, ma küsisin vist 10 korda, millal, mis asi see on, kuhu me lähme. Sest mul olid mõtted kogu aeg mujal. Ja see on üliäge. Ma olen väga elevil sellest ausalt praegu. Jaa. Ja pikendatud on kremaga. Alkoholivabas paketis on aga kohapeal tehtud tihjaga siirup ja pikendatud on toonikuga. Nii et väga selline mõrkjas, mõnus, nii et toredat vekkimist. Lõhnab hästi. Lõhnas meie kokku. Nii, mis esimene mulje nüüd on siin siis? See on imeline. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Ma ütlen ausalt, selline tunne, et nagu ma olen tagasi kuskil Michelinis on ja need maitsed on... On Mullitava saked on pigem võib-olla sellise natuke järseva maitsega. Siis see on tõesti hea. Tegemist on siis pudelkääritusega. Seda... Oh my god, kui hea. Jaa, aga mull seda saab. Kas te saate aru, mis asi see on? See on vehilaste. See on äge. See on väga peenelt viilutatud tegelikult. Vaadake, kui peenikeseks on see rediseke. No, näita meile, no nii. Räägi ruttu, ma tahan ka maitsta. Ma ei oska midagi öelda veel. Proovi süüa. See on väga maitse. Issand Jeesus. Saad sa aru, mul on siuke tunne, nagu ma oleks tagasi Austraalias ja seal oli seal Bavarian Beer House'is, kus ma töötasin, seal oli siuke asi nagu snakebite, kus õlle segati mingi siirupiga. See oli nagu nende sidra ja see on üks-ühele see, mida ma joon praegu. Ma olen... Kui hea. Ja mina ei ole küll super. See on tõsiselt äge. See on väga hästi nagu lahja. Aga see on super maitse. Meile väike lihasupikene ka meile siin. Sina, kes sa armastad sibulasuppi, siis võta see esimene maitse ja see on 20 tundi on seda nüüd küpsetatud. Lõpeta. Kas see on su parim sibulasupp või oled Prantsusmaal paremat saanud? See on nagu miso ja sibulasupi segu. Väga hea. Meile anti nüüd pleedid ja nüüd me lähme tuurile ja mina loodan, et ma ei näe ühtegi kummitust, ma ei taha ühtegi kummitust. Sa literaali näed ise välja nagu kummitus ja ma ei saa aru, mis siin kaameraga toimub. Ei, ma ei saa aru, kas kaamera must või miks see siuke välja näeb. Ma pärast praegu sa naerad, aga kui sa seda vaatad pärast, siis see on mul on kummitus või? dangerous. Lähme vaatame. Kanad. Aga võib-olla kes teab. Soe läheb üles ja tegelikult üle, see oleks pidanud olema, mitte all. See on ainult rikkuse näite. Jah. Kas sina tuleksid mõisa preidiks või?
siia või? ei no mitte ta on ilusasse kohta. tegelikult oleks äge, kui mõis oleks endal. Ma ei taha pommitusi näha. ei no ehitame nullist ise mõisa. lastele oli siin meeldivat lugemist nagu. kõige õigem on see, et kas mina olen olnud lastekodus, ma olen lugenud seda raamatut. vaevalt, et nad ainult lastekodule mõelda. Nende meeleolu tõstis selle jah, pane uks ka kinni. Vanaaegsed pannid siin. Minu ei tea, kui vanad nad nüüd on, aga... 2000. See on full katakomb oleme praegu. Vot see on tegelikult äge köök. Muidu, vot see on kihvt köök. Ahi, vaata vanaaegne ahi on ja kus sa teid siin küpsetasid. Seda on võimatu kirjeldada, Ma ei taha sõnadesse panna. Kui te mõtlete, et te teate, mis on nagu hea sai, ma ei... No see pehmus pehmuseks, aga kui sa paned selle suhu, see on nagu pilve, jah, sammustad nagu pilve, eks ole. Jaa, aga ei, mina mõtlesin konkreetselt seda. Mulle see sorbett just meeldib. Kuidas nii ilusat asju tehakse? Kas sa seda palliga maitsesid, musi? Näed? Maitsis su sulle või? Jaa. Ma ei tea, mis on, aga... Mõnus. Mõnus on ikka sõpradega aega veeta. On. Täna on reede ja me otsustasime külmkappi ära koristada, vaadata, mis asi. Äkki siin... No ma ei usu, et siin haiseb midagi. Ma alles koristasin külmkappi. Ja ka vorstikasid kukkusid ma. Jälle tuli whiff. Ja see ikkagi on kuidagi kapiga seotud, ma arvan. Nii, kell on 11 ja mul helistas Lende. Lende ütles, et tule ruttu, õues sajab palju lund. Ma muidugi ütlesin, mingu ruttu tuppa tagasi. Et kool on läbi, lähen toon Marta ka ära ja siis ma lähen üldse Pärnusse. Asi, mis ma väga armastan, tänapäeval saab notarid kaugtõestamise teel teha. See oli suuresti tänu Covidile, seda ma parasjagu teen ka. Istud voodis ja teed tehingut, väga mõnus. No vaadake, mis musirull nüüd hakkas siin tegema, väikest Christmas vibe'i. Vibe'i. Christmas wife doing Christmas vibe. Aga kuule, sa pead teistpidi ka filmima. Jaa. Nii äge. Tagasi tolen on siin siuke jõul, et vähe pole. Ma ei tee rohkem midagi, aga... Okei. Just saying. Nii. Musi. Rahvale üks musi. Mille jaoks? Marta sünnipäeva asjad. Marta sünnipäeva asjad, jah. Nii, ma olen ka nüüd tagasi Pärnus. Ülihea oli koju tagasi jõuda. Mingi soe toit ootas. Sealiha, lihtsalt vajus kuradi kondi küljest lahti. Veriporstikesed ja kõik muud jutud. Aga ma maandusin kohe siia kööki. Pesen nõud ära. Malju on täna nii tubli olnud, nii palju asja tegelikult teinud ja toimetanud. Ja ma olin tund ära Pärnus. Ma tõin Hugo siia ja viisime Luulu hamstri. Viisime talle Pärnusse. Ta oli väga õnnelik selle üle. Ja Pellu läheb täna sünnipäevale ja jääb ööseks sünnale. Mis on äge. Nii ei läingi väga kaua aega, saigi need pestud, kuivatame ära, siis saab eluga edasi minna. Mul on mingi haige asi, et ma neid nuge ja kahvli alati jätan viimaseks ja mõnikord ma üldse ei pesegi neid. Või jätan mingi 2 tükki neid sinna. Ma ei tea, millest see mul tuleb, aga nii on. Aga korras sellega. No. Mis toimub? Aasta ema teeb kooki lapsele. Aasta ema teeb kooki lapsele? Ühtlasi, mis aasta ema veel tegi. Märten küsis enne mu käest, mis sa Martale kingid? Ja ma nagu hooli shit, ma ei ole mõelnudki sellele. Et ma läksin ehituspoodi. Ja tõid talle radika? Jah, ikkagi. Tegelikult räägi, mis trikke sa tegid, siis see läks läbi või? See, et arva ära, mis ma kingin. Ei. Ta ütles, et ta ei taha mitte midagi. Aga ma leidsin poest mingi mänguasja, mingi Stitchi mänguasja ja talle Stitch meeldib, nii et... Ja siis ma ostsin talle lõnga ja heegelnõela. Jah, see talle meeldib. Nagu ikka, kausikook. Lapse sünnipäevaks. Homseks valmis. See ei ole jäätisega kook, see on kausikook. Aga ei ole. See on kausikook, jah.
birthday. You need to sleep, baby. Vaata, öö on seal. Mida sa tahad? Sa tahad liplikaid püüda unes. Said püstad, jah? Tee pissil ka ära, jah? Liplikaid unes. Ma käisin või? Ma näitan teile midagi, ma leidsin Anne Veski kõdikoope. Kõdi. Oota. Kõdi. Noh. Kõdi. Noh. Kõdi. Käin pinda sulle või? Kõta. Oi, palju sulgi sellised nõudnud. Okei. Vaadake, kui palju õhupalle ma lakke panen. Väga ilus. Kardan, et situb mulle selga. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Marta. Palju õnne sulle. Hurraa! Jehuu, äratus, sa said 7. Ma ütlen praegu nüüd, ma tahan magama. Actually, hommikul pole kell 6. Oota, puhu ära kõigepealt. Soovi midagi ja puhu, sa oled 7-aastane nüüd. Ma ei tea. No mõtle, Ma ei tea. soovi siis mulle vähemalt midagi head. Soovi mulle midagi head. Soovi mulle farmi. Ei, mul on midagi head. Ma saan endale YouTube'i kanalile. Ma saan lihtsalt. Hurraa! Kas see ööpidu või? Jah, Öödisko. Öödisko, ööpidu. No. Mingi toimetamine käib, Malju teeb jänestele väikse ulualuse. Meil ei olnud mingi tükk penoplasti siin terrassil. On ikka, jah. Ja mina tõmban kaminasse tuld. Keegi on jälle siia pannud kappi peale. Minul on ilusti kõik valmis sätitud, ainult tikkuva tõmbamise vaevaga. Tõmbame siis tikku ka. Isi! Oi, no ole sina ka. Mutta kas sa tead, kelle omad need on? Tule, mul on veel. Kõige sina. Käigu. Huvitav, kuidas neil külm on? Endalgi pole ju. Mul on väga külm. Ei ole või? Jaa, või juba. Vaata. Noh, kes siin pahandab seal? Sina ära esine, millal siin ausalt. Vaata, lööb jälle käppa. Mis see tähendab, huvitav? Kassi peale õige või? Kas see vaadab tema poolegi? See oleks nagu krematooriumis. Tuli on nii suur. Ma olengi krematooriumis hinge. Vaata, kass läks nii väiksesse karpi. Miilu-piilu. Mis sa tegid nüüd näitasid? Ma tegin selle pulga, kus saab lihtsalt nagu niimoodi panna sinna, kus See toru meil on või? ja see nagu jõulutoru. Siis peab siia poole panema kahepoolset teipi, et sinna panna 2 tükki tegin, et need oleksid lumehelbed. No väga äge. Marta, palju õnne 7. sünnipäevaks! Mulle näkku tule! Söö mu jäetis ära see lämbikrammise. Marta, luudukas. Õnneks on see, et meil ühes saab arst, kes hakkab teist ravima. Ja 3. filmib seda ja paneb YouTube'i. ei, nende võib olla mingi teraapiaõpetaja. Mul on tegelikult arstitädi. Mis asi tegelikult? Arstitädi. Arstitädi või? No.
vähemalt arstimees, tore, et teil on unistused. mis sa just ütlesid, mis sa tahad olla? ma tahan olla 100-aastas ja ma saan oma mullasest teha ükskõik mida. Vaat see on üks ilus unistus sulle. Ja mis sina unistad? Olla Youtube. Mis sina unistad, Lende? olla Mari! jäta rahule. No see rituaalsi kalender on nii ammu seisnud, et ma mõtlesin, et ma täna vaatan, mis siin sees on. Ja pean ütlema, see Hibiscus Dream on väga hea lõhnaruginal. Vaata, it's a baby. Väga armas. Handbalm. Ma siiamaani, mul on kätekreem. Pesupehmendi, ma ei teadnud, et rituaalis teeb üldse, aga näed, siis teeb. Kas sa teed kõik lahti, sa ei jäta igaks päevaks või? We fucking met. Luxury car wipes. Oh, I feel fancy. Yeah. Vähemalt ma teen õiges järjekorras, kui see kedagi ütleb. Noh, Marta, kuidas Stitch on? Stitchi. Vaata, kui sa teda peast, tule siia poole, ma näitan sulle. Peast, jah, katsud silitada ja siis ta hakkab nagu rääkima ja siis vahepeal jääb seisma. Ära löö nüüd teist. Veel parem lõhn, gratitude. Kuule, mul on väga hea meel, et ma selle väikse suure kalendri ostsin. Sest et mulle meeldivad täiega rituaalsi erinevad lihnad, aga neid on nii palju ja ma tellin alati huupist, ma ei viitsi poes käia. Nii et nüüd ma tean, gratitude ja Hibiscus Dream on väga head. Siiani kõik asjad, mis ma välja olen võtnud, on mulle meeldinud välja arvatud siuke asi nagu väike seep. Ma ei mäleta, kust ma selle tellisin, ma arvan, kui sa paned lihtsalt otsingusse rituaalsi ja advent calendar, et sa leiad selle. Aga mina isiklikult olen väga rahul, mulle meeldivad kõik need lõhnad, tõesti ainult üks see seep oli algus, mis ma olin nagu meh, aga tegelikult seebiga ma pesen oma meigipinsleid, nii et kulub marjaks ära. Minu arust kõik asjad lõhnavad hästi, nunnud. I love it, mina olen väga rahul, väga õnnelik. Nii et mina soovitan. Näen nii ratchet tänases episoodis välja. Pole hullumusi. Meil on tead, milles on väike nautimise hetk siin. Ma panin endale ööseks seda juuksõli pähe. Ma tegelikult mul ei ole rasvased juuksed, nad on väga pehkad. Nii, mis Magda Beauty Box'i sul on siis? Sisters Aroma. Mu lemmikud dušikeelid. Ja mango kodulõhnastaja. Mango kodulõhnastaja. Siin on mingi uus ka. Peoni. Mis see eesti keeles on? Pojeng. Vaat seda ma kohe lõbuga noosutan. See on su esmaspäeva tellimus või? Jah. On küll.